Olen igasuguseid jutte kuulnud vikatite ja seppade kohta ja just eriti Saaremaa vikatite ja Saaremaa seppade kohta ning ma otsustasin, et ega ma muidu sellest asjast selget pilti ei saa, kui tuleb minna Saaremaale ja natukene uurida lähemalt vikatite ja sepatöö kohta ja mis see lugu nende Saaremaa vikatitega on. Et kas Saaremaal on väga erinev metalli ja väga maagilised vikatid ja kas nendel lugudel kõikidel on tõepõhi all, et Saaremaa kaalimeteoriidist sulatatakse vikati metalli kokku. Küsimusi on mul vikatite kohta väga palju tekkinud, nii et loodan, et see Saaremaa reis toob mul nendele küsimustele vastused. Ja mina olen nüüd siis Kuressaarde kohale jõudnud ja ma sain just super hea uudise, et minuga on nõus kohtuma Gunnar Vares ja rääkima minuga vikatitest ja sepatööst, nii et ma loodan, et ma saan nüüd kõikidele oma küsimustele vastused ja lähme vaatame tema sepikoja üle. Miks ma sinuga ühendust võtsin, ongi see, et ma olen lugenud ja kuulnud igasuguseid lugusid selle Saaremaa metalli ja maagi kohta ja nende sellest valmistatud vikatite kohta, et need on mingid erilised kõvad või ei ole, või sepavikat on sepavikat ja ei ole seal nii, või millest see kõvadus tuleb või? Kõvadus tuleb terasest ja ühesõnaga selleks, et saada seda vikatit kõvaks, tuleb sinna panna mingisugust terast juurde. Tuleb panna sinna siis materjali juurde. Aga kust see algmaterjal saadakse, mis see põhimaterjal on? No, rauda sulatati kunagi 2000 aastat tagasi meil. Ülejäänud on ikkagi toodud, keskajal toodi Rootsist ja Saksamaalt, aga põhimõtteliselt olid ikkagi rauamaale toojad olemas. Et Sepp ise rauda ei teinud. Sepp sai selle tooraine, raua. Valmis raua ikka ja kasutas seda. Ja siin eelmise vabariigi ajal Eduard Sepp, kes siin Saaremaal oli kõige suurem vikatitootja, tema tõi oma selle terase vist on Saksamaalt või on ta Rootsist. Ja seda nimetatakse 3 prilli teras. Ja siin on ka näha, siin on üks noa tegemine, kus siis kõva materjal pannakse pehme materjali vahele. Pärast keedad selle kõik kinni tules ja siis ta on nagu üks materjal, käitub nagu üks materjal, saad teda venitada ja kõike teha. Kas see kinnikeetmine tähendabki seda, et sa siis ajad ta kuumaks ja tambid ta siis kokku? Sepistad kokku. Üle, jah. Ja ta jääb siis kinni kui üheks monoliitseks tükiks. Ja aga see temperatuur peab olema seal 1400 kraadi cirka. Sepistamistemperatuur ise on seal 1100 kraadi. Kui sa tulest välja võtad, hakkad sepistama, ta 4-kollane 1100 kraadi ja kui sa lõpetad, siis ta on tumepunane seal kuskil 800 kraadi ja siis sa paned tulle tagasi. Keevitamise jaoks on vaja kõrgemat temperatuuri. Et see, ja sinna on vaja veel, sinna on vaja mingisugust räbustit, mis siis hoiab eemal õhuopniku. Et sinna kihtide vahele ei jääks siis õhku? Mitte nii palju kihtide vahele, kui sinna pinna peale, kus et kui nüüd meil põhimõtteliselt tekib selline jupp rauda. See on vikati algmaterjal. Siia raiutakse vahe sisse ja pannakse siia, mitte nii kaugel, pannakse siia teine tükk terast. Eduard Sepp kasutas, nimetati 3 prilli teras. See oli mingi firma märk, oli 3 sellist prilli olid sinna peale löödud ja see oli see, mis garanteeris selle kvaliteedi, et teda oli hea keevitada ja kui ära karastasid, siis ta tuli täpselt selline. Ja see 3 prilli teras oli siis Saksamaalt või? Ma võin nüüd eksida, kas Saksa või Rootsi,
jah, kuskil oli tal see reklaamsilt ka üleval, et ta seda kuskilt tõi ja kasutas ainult seda ja see garanteeris tema kvaliteedi. ja see algmaterjal oli Eestist pärit või tuli ka kusagilt? Ikka kusagilt mujalt? Ja ei, ta on lõpuks ikkagi kuskilt toodud sisse, on ta siis Tsaari-Venemaalt toodud või Soomest, Rootsist või kuskilt ta ikka sisse toodi, et meil siin pole rauda tehtud. Tehti viimati 2000 aastat tagasi. Ei, isegi viikingi ajal sulatati rauda soomaagist. Et põhimõtteliselt saab, aga see on nii vaevarikas töö, et seda oli lihtsam tuua sisse. Ja Sepp ju kasutas ära kõik, mis mujalt järgi jäi, kõik põllutöömasinad ja jupid kuskilt tõid, ta sai ära kasutada. Muidu, kui sa palju vikateid tegid, siis oli hea, kui sa algmaterjal on ühesuguse kujuga, et sa siis lõikad täpselt tükid, sul on kaal on teada ja siis läheb protsess. Sarnane toode. Üks müüt, mida ma kuulsin, oligi, et Saaremaal pidi olema mingi eriline maak, millest siis tehti, aga ma kardan, et need jutud saidki alguse sellest võib-olla, et see Sepp tegi kvaliteetset tera ja siis olid jutud, et siit Saaremaalt tuleb hästi kvaliteetne metall, aga võib-olla ei teatudki, et see on kusagilt mujalt sisse toodud. Võtta see kinni, aga sel ajal, kui rauda sulatati meil ka viikinga ajal, siis veel väga vikateid ei olnud, ma arvan. Et see vikat on nagu hilisem nähtus. Karjakasvatusega seoses ilmselt, kui oli loomade leina vaja. Suuremad pinnad tekkisid, mida oli vaja. Muidu olid sellised sirbilaadsed asjad küll olemas. Ja ma ei oska öelda, kas need olid seal kolmekihilised või mitte. Et siis põhimõtteliselt, kui sa vikati tera lõikad nagu läbi, siis siin on tegelikult 3 kihti, ütleme alates kuskilt siit maalt. On pehme, siis tuleb see kõva ja siis on jälle pehme. Ja et siis seda suurendada 1 kiht, teine kiht, 3. kiht. Kui me võtame tehase vikati, tehases keedeti ka, aga tehasel oli lihtsam toota materjali, mis oli nagu üks monoliitne. Võeti üks jupp, selline venitati välja vasara all ja oligi vikat olemas, karastati ära. Aga seda vikatit ei saanud karastada nii kõvaks, kui ta oli ühest materjalist, sest ta oli hästi õhukene ja kui ta oleks karastatud nii kõvaks, kui see sepavikat, siis ta oleks läinud katki. Liiga rabedaks. Selles mõttes ta ei oleks nagu vastu pidanud. Aga sepavikati eelis ongi see, et tal on 3 kihti ja need kihid hoiavad 11. Ühesõnaga need 2 pehmet hoiavad siis seda kõva kihti seal ja see kõvem kiht oli võimalik siis karastada kõvemaks kui sellel monoliitsel tehase vikatil. Et see oli see ainukene pluss, ma arvan, mis sellel vikatil oli, see, et teda oli võimalik karastada kõvemaks ja kestis kauem ja sellega sai siis seda ma ei tea, loopealset, mis iganes sai nagu hästi niita. No aga kas selle nüüd mina tean on ju, et vikateid pinnitakse neid terasid Rikatakse, pinnitakse, käietakse. Kas nüüd see keskmine osa seal võib olla nii kõva, et ega seda ei saagi pinnida? Ei saagi on ju? Sellepärast Saaremaa sepa vikatit, siis keedetud vikatit käieti. Vesi käia. Ja siis mindi Gotlandile käia järgi? Ja toodi Gotlandile käia, seal oli hea kivi olemas. Et põhimõtteliselt tööajal ta lasi luisuga, hoidis ta värskena ja õhtul siis pani kõik karpidesse, viis siis koju ja seal käiati ära. Hommikul võttis portsu jälle kaasa, vahepeal lasi kuisku ja et nii ta käis. Ja üks müüt oli ka, mida ma olen kuulnud, et siin sellest mingisugusest kaali meteoriidi maagist on olla mingisugust metalli sulatatud. Aga see on võib-olla ka seda ei saa välistada. Esimene raud, mida inimene hakkas kasutama, oli meteoriidiraud. Oligi, jah? Ja kuskil Sumerid või. Aga see oli ilmselt, ma ei tea, kas nad kuumtöötlesid või said need külmaltast jagu kuidagi, et see oli suure niklisisaldusega nagu meie roostevaba teras. Et ilmselt võib-olla siin ka siis leiti mingit tükke ja kunagi ammustel aegadel. Ei saa välistada, jah. Aga mis nad tarka tegid sellest, ma ei oska öelda. Noole otsi võib-olla või nugasid? Ei, ma arvan, et mitte. Et selleks
see 2000 aastat tagasi on ju, oli see oskus olemas ja nad suutsid seda rauda soomaagis teha, nii palju kui oli vaja nende noolteotste jaoks ja labidaservad ja võib-olla see sahavanna see ots või mis seal sinna maa sisse läks. Et selle rau nad said kätte, soomaak on muidugi pehme materjal, seda oli vaja süsinikuga rikastada, et ta karastuks. Aga noh, põhimõtteliselt raudu sulatati, vikatid tulid hiljem ja ma ei tea, kus see vikati tehnoloogia. Kus see tehnoloogia, selline kolmekihiline tehnoloogia tuli? Noh jah, võt muinasajal eestlastel oli selline liskeoda. Siin oli tal, ida oli sees ja siis oli keeratud vinti. Et ja see oli kolmekihiline. Ja see oli just sellepärast, et kui sa viskad ta teise mehe kilpe või kuhugi, et siis ta pidas vastu. Et ta oli kõva, aga samas ka tugev, et ta ei murdunud ära. See oli just, kui seda läbilõiget vaadata, et siis on kõva ja samas nagu plastne, mitte rabe. Ja mitte rabe ja just need kaks pehmemalt seal aitasid talle siis püsida. Et see ilmselt nii saadi siis see hea kooslus selleks vikati tera jaoks. Aga kui tehas nüüd kolmekihilist ei tee, siis tema on pidanud saama ühe kihiga selle hea kõvaduse ja pehmese tasakaalu. Et oleks pinnitav ka samas. No jah, sellepärast, et teda ilmselt kõvemaks ei saanud ja nii kaua nagu ta oli, nii oli teda võimalik pinnida. Et iseenesest tehas küll keeleti ka, aga see on keerulisem protsess ja sul on vaja oskajaid mehi, kes seda tal niimoodi... Huvitav, kas need Austria terad, mis seal on 500 aastat valmistatud, need... No kindlasti on seal episoode, kus nad on ka hoolega keetnud neid. Katsetanud igast varianti. Kuskil YouTube'is on mingid videod. Ikka, sest kvaliteet oli oluline ja kas siis võib-olla tehti seal erinevaid vikateid. Aga Saaremaa vikat on suhteliselt lühike, kõva, selle pinnase jaoks ja heina jaoks seda sobib viist. Ega neid praegu enam saada pole. Neid omal ajal tehtud vikateid mõnel on kodus, ei ole säilinud? Noored viskavad need minema ja vanad on kõik ära kasutanud. Kulutavad õhukeseks. Töö on ära teinud, vikat on oma töö ära teinud. Jah. Ta ongi sellise sirge kujuga siit, jah, et ei ole sellist kaart nagu tänapäeval rohkem harjunud nägema. See vikat võib olla, jah. Just. Sirge mingi kaar on, tal on mingi propeller sees, mis oli oluline. Aga kui ta on nüüd ära kulutatud, niimoodi, et siis seal enam seda kõva materjali ei ole, sest see kõva ei tulnud lõpuni välja, et ta ei kuhugi selle piiri peale et siis nende lõppudega pole teha midagi. Ühesõnaga, kas tänapäeval siis põhimõtteliselt keegi oma lõpuks neid vikateid teeb ka üldse? Sina oled oma lõpuks teinud? No ma olen mind huvitas, jah. Sai ära proovitud, aga ega kuhugi edasi nagu minna pole. Jaa, just. Jube niši värk. Väga niši värk. Ma ei tea, kas rohepööre toob mingi muutusi. Tead, ma ei tea, mina selle nišmise vikati plahvatus toimus mul see suvi. Olen siin neid niitnud ja tellinud ja ostnud ja minu üllatuseks ma tahtsin ka normaalset vikatit saada endale ja ei olnudki nii, et lähed ja kuskilt ostad. Et tera pluss siis lüsi. Saaremaal öeldakse ka lüsi varre kohta. Et osutus üle ootuste keeruliseks vikati leidmine ja löö leidmine. Et isegi kui inimene tahaks sellega tegeleda, siis peab ta läbi nõela silma pugema. Peab vaeva nägema, jah, kui tal ei ole maal sugulast ja vana aita, kus need asjad seisavad.
ja siis on kasu, see lüsi võib olla vale mõõduga kõik ja lühike sulle ja tera on teritamata ja siis sa proovid sellega niita ja vaatad, et sellist tegevust ma küll teha ei taha. Aga kui sul õnnestub hea tera saada ja õige pikkusega lüsi saada, ja siis ilmselt see, mitte ilmselt, vaid ma tean, see kogemus on midagi muud, nii nagu ta peab olema. See on nagu viilimise, kui sa võtad nürile viili ja teed valesti, siis sa näed hulka vaeva, kui sul on õige puhas korras viil ja teed, siis on puhas. Just, nagu iga tööriista. Okei, aga neid kolme kiilisi vikati terasid tegi siis mandril ka tehti, igal pool? Ma arvan küll, et tehti ikka, jah. Tegelikult tema nimetus võiks olla sepavikat. Saaremaal võib-olla tehti neid rohkem selle olustiku pärast ja võib-olla mingid muud põhjused veel, mingid majanduslikud põhjused või lihtsam teha ise või osta kohaliku sepa käest, kui minna poodi ostma teha oma pistooli kas Saksast, Austriast, Rootsist. Ja samas sellele sul see pinnimine mingil juhul ei sobi sellisele sepavikatile. Ainult käiata ja seda mõnes, et vaja on just korralikku sepavikatit ja Gotlandi käia korralikku. Siis võib päev otsa niita selle vikatiga. Ei tea, kas päris nii, aga... Ja ma seda ei oska öelda, võib-olla kui ei ole väga palju seda mulda pritsinud sinna peale ja on selline korralik heinamaa. Sellist on kunagi Mihklis tehtud. Siin on ka keetmine on läinud ühe koha pealt jäänud lahti. Kuidas üldse vikatide see sepale oli, mida see tähendas, et kas see oli selline suht lihtne tegu või pigem ikka selline, et olid juba parasjagu oskusi ja pidid ikka parasjagu oskaja juba olema? Ikka oskaja. Et see, kes vikat... Teha sellist tööriista, mis on oma spetsiifilise kujuga ja oma palju neid töövõtteid, et saada seal, et see tahab oskust. Tahab jah, kõva praktikat. Tööriistu sul nii palju pole vaja, aga sul on vaja head silma, teadmisi ja praktikat, sest kelle oma see on. Pani meister oma märgi ka kuhugi või? Alati. Siin ei ole, ma ei tea, kus see pärit on. See on toorik, siin ei ole, aga siis... Aga see on 3 kihis juba või, see toorik? Jah. Kas seda on võimalik kuidagi tuvastada ka? Ei. Ta on nii üks... Ta muutub üheks materjaliks, jah. Et kui sa nüüd lased lõikaja, ketaslõikajaga siin mingisugune soon jookseb, ketaslõikajaga lased, siis säde on erinev. Et viil tähendab sellel süsinikurikkal, mis karastub, sellel on hästi tihe säde ja pehmel terasel on siis niisugune harv säde. Saaks nagu aru iseenesest, kus ta aga sepavikast on siis selline. Ja siin on meil Eduard Sepp. Ja tal on kohe selline nimi. Märk lüüakse peale, jah, ta nimi, jah. No mina see aasta trimmerit kätte võtnud ei ole ja ma ei olnudki vajadust. Niitsin oma maja ümber tikatiga ära ja puhas nauding. Puhas rõõm, et hea tera ja... Füüsilist koormust ja omal hea tunne. Väga hea tunne, et see on ilmselt nagu siuke sõltuvus ka natukene, et sa seda värsket teina näed, et siis ma olen kuulnud osad, kes niidavad, on ka öelnud, et tekib kohe siuke tahe, et tahaks kohe tõmmata mõnusad need kaared terava vikatiga. Kuule, aga tänan praegu sind. Jah, ega ma vist muud lisada ei oska, et kui sa tahad vikatit, siis No nii, oli üks väga huvitav kohtumine siin päris Saaremaa sepaga ja mina sain küll igal juhul väga paljudele küsimustele vastused ja väga huvitavaid uusi mõttelõngu, mida edasi mõelda. Nii et vaatame, kuhu see vikati teema edasi viib ja kohtume siis uutes vikati lugudes. Tšau!